Ma olen kuulnud jutte, et mobiiltelefon on sama hea või veel paremgi, kui on kompaktkaamera. Ehk siis kompaktkaamerat ei olegi nagu tarvis, sellest on mobiiltelefon, mis teeb sama head pilti ja sama hästi. Me oleme tulnud AHA keskusesse ja hakkame kohe testima, kas see tegelikult ka niiviisi on. Esimese asjana testimegi mobiiltelefoni ja kompaktkaamerat, kui kiiresti nad on pildistamise valmis. Oleme AHA keskuses ja Lauri on seal üleval kihvti lifti otsas ja laseb ennast kohe alla, kuigi ta meeletult kardab kõrgust. Ja mina püüan siis vaadata, kas ma saan näiteks mobiiltelefoniga ta pildi peale. No Lauri, läks. Nii, teeme lahti, otsime kohe üles kaamera. Nii, ja teeme pildi. No justkui ei olnud kõige aeglasem, aga kohe proovime seda teha ka kompaktkaameraga. Nii, nüüd on mul käes kompaktkaamera. Lauri ennast sinna musklijuul uuesti üles vändanud ja tuleb kohe uuesti alla ja proovime niiviisi, et kõigepealt võtame kaamera sisse ja siis vaatame, mis saab. Nii, Lauri, tule! Nagu näeme, tegelikult kompaktkaamera pildistamise valmis seadmine võttis meil ikka tunduvalt vähem aega. Mobiiltelefoniga oli Lauri juba põhimõtteliselt peaaegu alla sadanud, kui me alles pildi saime teha. Ehk siis kiiruse võivus võidab kompaktkaamera. Järgmiseks vaatame ja võrdleme mobiiltelefoni, ehk siis nutitelefoni ja kompaktkaamera võimalusi. Näiteks zoom, kui palju meil on võimalik selle pildi parameetreid muuta ja mida me teha saame. Alustame zoomiga näiteks. Vaatame, kuidas me saame zoomida. Nii, kahe sõrmega sisse, siia, nüüd kadreerime, teravustame ja teeme pildi. Sellise pildi saime siis mobiiltelefoniga sisse zoomides. Peale selle muidugi, mis võimalusi meil siin on üldse veel? Pilti ruudud, pilti teha, me saame valida mingid värvifiltreid, mida on tervelt 9 tükki. Ja sellega põhimõtteliselt, ütleme, see esialgne variant nagu piirdubki. Nüüd proovime sama asja teha kompaktkaameraga, ehk siis zoomimist enne kõike. Teravustame ära pildi ja teeme pildi. Peale selle, et kompaktkaameral on rohkem optilist zoomi, mida nutitelefoni üldse pole muidugi, on kompaktkaameraga oluliselt rohkem funktsioone ja mis on peamine, neid funktsioone on mugav kasutada. Alustades siis igasugustest täpsustavatest seadistustest, ISO saame muuta, valgebalanssi muuta, faili suurust ja asju. Oluline on see, et nad on hästi mugavalt meil käepärast. Siis muidugi meil on siin igasugused makrovõtted siin peal kohe, eks ole. Me saame aegvõtted kohe väga lihtsalt peale panna. Ühesõnaga oluline on see, et kompaktkaameral on kõik need funktsioonid mugavalt ja ligipääsetavalt olemas. Erinevalt nutitelefonis, kuhu need saab kas erinevate aplikatsioonide või asjadega küll juurde panna, aga neid seal otsida, mõnel on, mõnel ei ole. Ühesõnaga, kompaktkaameral on zoom ja kasutamise võimalused on paremad. Ja kolmandaks testiks me kõrvutame kaamerat ja nutitelefoni kehvades valgustingimustes, ehk siis vaatame, kuidas nad tulevad toime hämaras. Ja selleks ongi mul siin Lauri, kes on täiesti üsna pimedas. Ja mul on siin nutitelefon ja fotokas ja proovime ühe ja teisega pilti teha samas ja kõrvuti. No nii, kui meil on piisavalt valgust õues või siseruumides on piisavalt palju valgust, siis võib-olla alati, eriti ekraanilt vaadates, ei tulegi see pildi vahe niivõrd hästi välja, aga praegult, kus meil valgust ei ole piisavalt, näeme väga hästi, et kompaktkaamera tuleb sellistes tingimustes palju paremini toime. Meie pilt on heledam, selgem, puhtam, kui on mobiiltelefoniga tehtud pilt.
Need olid siis 3 punkti või 3 võistluskategooriat, milles me võrdlesime nutitelefoni ja kompaktkaamerat. Esimene, kasutamiskiirus ja kasutamisvalmiduse kiirus. Kompaktkaamera oli oluliselt kiiremini valmis pilti tegema ja ka teravustama, ehk siis me saime kiiremini pildi kätte. Teiseks, zoom. Nutitelefonil on küll zoom, aga see on digitaalne ja ei anna meile väga head tulemust, erinevalt kompaktkaamerast, rääkimata siis muudest lisavõimalustest. Kolmandaks, halvad valgustingimused. Kompaktkaamera jällegist esines paremini, andes meile suurema dünaamilise ulatuse paremate värvidega pildi. Nüüd, kui me niiviisi võrdleme, siis võiks öelda tõesti, et kompaktkaamera on parem pildistamiseks, kui on nutitelefon. Siiski, nutitelefon on meil alati kaasas ja näiteks kui me räägime dokumenteerimisest, meil on vaja tšekist koopiat teha või mingi asi lihtsalt üles pildistada ja kellelegi saata, jagada kiiresti. Loomulikult nutitelefon on selles suhtes kiirem ja mugavam, olles kogu aeg internetis, me saame kõike jagada, kõike saata, igale poole teha. Kui me räägime pildistamisest kui sellisest, me tahame häid ilusaid pilte saada, siis paraku nutitelefon täna veel kompaktkaamerat päris välja ei vaheta.